Mõisteid ma ei hakka ette lugema, igaks juhuks panin, et teinekord aeg-ajalt küsitakse, mis on mis, tulenevalt direktiivist, siis bioetanool biomassist või jäätmetest tehtud etanool ja biogaas siis samamoodi biomassist või jäätmetest tehtud anaeroobsel kääritamisel metaankütus CH4, mis puhastamisel vastab maagaasi kvaliteedile ja biogaas võib-olla natuke täpsemalt 50–70% on metaani, kui ära puhastada on praktiliselt üle 90% sõltuvalt riigist. Eestis Vene maagaas, mis meil torus on see protsent 98, selle tõttu me ka Eesti kontekstist ütleme selle suure protsendi. Hollandis näiteks on see 89 ja seal läheb ka näiteks prügilast puhastatud gaas transporti väga suures koguses. Ja siis tema puhastatud biogaasiga ehk biometaaniga samaväärne fossiilne kütus on siis maagaas, kui teda kokku komprimeeritakse, nimetatakse surumaagaasiks, CNG, siis compressed natural gas, balloonis kuni 300 baari all, õhust kergem ja metaan on muidugi keskkonnakaitsjatele nagu punane rätik, olles 21 korda ohtlikuma kasvuhoonegaasi mõjuga kui CO2, mistõttu ühiskonnal oleks mõistlik teha kõik, et see nii-öelda kinni püüda, paaki panna, sellega sõitma hakata, selle asemel, et lasta teda õhku, sest loodusseadused kehtivad. Igal pool, kus on anaeroobne keskkond, on orgaanika, mis käärib ja on plusstemperatuur, siis metaan tekib. Kas me tahame või ei taha. Ja inimese mõistlikus tarkus on selles, et ta kasutab oma tarkust ära ja võtab selle metaani nii-öelda kasutusse, mitte lase taevasse. Palju räägitakse ka LNG-st ja LPG-st, lihtsalt selguse huvides, siis LNG on samamoodi maagaas, lihtsalt tema kaasavõtmise vormiks on ta veeldatud, veeldamiseks tuleb teda jahutada -162 kraadi juurde hoida sellel temperatuuril. Ja uskuge mind, mina olen näinud nii bussi, autot kui tanklat, mis on LNG-ga sõidab, ise seda tangib ja see on täiesti selles mõttes mootor on gaasimootor, kaasavõtmiseks on ta veeldatud. Kuna sel juhul läheb ruumala vaja ainult 1,7, et võtta sama kogus kaasa nagu diisel 1 liiter, surugaasi puhul tuleb ruumalast kaasa võtta 5 liitrit. See seab surugaasile teatud piirangud ja LNG on tegelikult kütus või siis veeldatud metaankütus, mis võib asendada diisli praktiliselt kõikides transpordiliikides. Suurtes pikamaaveokites, bussides, laevades, rongides, kuni lennukiteni välja ja täna see ei ole enam ulmetehnoloogia. Eesti, Rootsi ja Soome vahel sõidab suur Viking Grace, mis sõidab LNG-l ehk siis veeldatud maagaasil. Ja LPG on siis teine keemiline ühend, propaan-butaan, naftasaaduste tootmisjääk, segatakse kokku, õhust raskem, kütteväärtused natuke väiksem ja täna, kui te näete Alexela suuri silte autogaas, siis reeglina on tegemist LPG-ga. CNG ehk siis surumaagaasitanklaid on täna Eestis 5, Tartus 1, Tallinnas 2, Pärnus 1 ja Narvas 1. Biometaanist ja bioetanolist me räägime sellepärast, et nad on kohalikud taastuvkütused, suurendavad Eesti kui riigi konkurentsivõimet, parandavad väliskaubandusbilanssi, me saame asendada imporditud fossiilseid kütuseid ja ENMAK on siis ei ole mitte midagi muud kui plaan, kuidas see kasutusele võtta. Täna on nii biometaani kui bioetanoli tarbimine teadaolevalt Eestis nulli lähedale. Biometaani puhul kindlasti 0, bioetanoli puhul võib olla juhus, kus ta on segatud nii, et me ei tea, see on nagu biokütuste. Lihtsalt aega väga palju ei ole, aga võrdluseks, et ühelt hektarilt toodetud siis rohelise biomassiga saab biometaani puhul sõita läbi Saksa andmetel 67 000 kilomeetrit, bioetanooliga 3 korda vähem. Kui kasutada bioetanooli kääritusjääki ka gaasistamiseks, siis lisandub see 14 000 kilomeetrit, mis seal all on. Kas ma ise siin täppi teeb? Üritin see välja. Tahan näidata, täppi näidata. Täpp on väga tähtis. Ja üleval lihtsalt nurgas me tegime selle Eesti kohta, Eesti ütleme andmetele, et ütleme, et meil on nagu ei ole nii viljakad põllud, ei ole nii palju gaasi, siis Eesti keskmistel andmetel, mis me oleme kasutanud arvutustes, on see läbisõit 20 000 kilomeetrit aastas biometaaniga. Täpp sai otsa? Täpple internet sai otsa. Aga nüüd ei lähe mul siit enam edasi, midagi on mäda. Kuule, siin tead, mis nupp selle näitab, see nupp aitab selle. Ei lähe, vajuta. Vajuta escape. Ei lähe. Tehnilised probleemid, nagu alati, nagu jutt jooksma hakkab, arvuti jookseb kinni. See on näide, kuidas Tartus on juba peaaegu 3 aastat metaanbussid sõitnud, siis täna küll maagaasiga, surumaagaasiga. Kuna maagaas hind on odavam, kütusega on vähem sama, siis tegelikult praktika ütleb, et läbisõit on peaaegu kulu
kilomeetrile on maagaasi puhul poole väiksem. See kulu võib natuke tõusta, kui arvestada ka hoolet ja muid lisanduvaid kulusid. Igal juhul jääb ta fossiilsetest madalamaks. Tartu on võtnud ka plaani siis tulevikus metaanbussidele üle minna. See kributabel on hästi tähtis tabel, sellepärast et selle tabeli pealt me näeme, millest biometaani tehakse, kust see kogus tuleb. Nüüd oleks täppi vaja, aga täpp osundaks sellele alumisele nurgale, mis võtab kokku, seal on number 379, ümardatud 380 kuupmeetrit, see normaalkuupmeetrit biometaani, mis 380 miljonit kuupmeetrit biometaani, mis on siis enam-vähem kütteväärtuselt võrdne 380 miljoni liitri vedelkütusega suurusjärgus. Siin on see kogus siis veel toormete kaupa, enamus sinist 223 on siis kasutamata maadelt või ka rohumaadelt, mida täna niidetakse purustamise eesmärgil. Põllumajandusmaalt 38 silost sõnnikust, ülejäänud jäätmetest. Siin oli küsimus, et kus see kasutamata maade pindala nii suur on, tegelikult see koosneb kahest siis numbrist. Üks on siis 81 000 parimal juhul, mis on siis pool kasutamata maadest ja kasutamata maade uuring ütles, et tegelikult see võib olla kuni 105 hektarit ja teine number on 96 000 hektarit, mis tuleneb siis sellest pool nendest rohumaadest, mis täna niidetakse ja kellel ei ole loomi ja suure tõenäosusega lihtsalt see purustatakse maha ühtse pindalatoetuse saamise eesmärgil, seda biomassi ei kasutata. Ja selle slaidi eesmärk on öelda, et need mõlemad ressursid on mõistlik kasutusele võtta ja potentsiaal nendest kahest numbrist ei olnud rohkem ega vähem kui 223 miljonit. Ehk see väga oluliselt suur. Nagu meil kõigil oli 3 stsenaariumit, mittesekku, vähesekku või teadmistepõhine ehk maksisekku või maksistsenaarium. Mittesekkuva puhul võeti meile isegi miinusstsenaariumi, et me ei tee mitte midagi. Riik ei sekku mitte millessegi, kui tal on ka Euroopa Liidu poolt kohustus taastuvkütuseid transpordis kasutusele võtta aastal 2020 10%, siis äärmisel juhul tuuakse seda sisse ja selle tulemus on see, et biometaani ja bioetanoli Eestis ei toodeta ja äärmisel juhul siis tuuakse sisse. Ja siin Eesti viljast tehtud tähendab see remark, et suure tõenäosusega täna viiakse Eesti vilja kuskil 300 000 tonni välja ja mingite viljakasvatajate ja viljatreiderite sõnul ja ka bioetanoli huvigrupi sõnul sellest viljast tehaksegi teistes riikides bioetanooli ja antud stsenaariumi puhul siis, et tegelikult me toimiks äärmiselt ebamõistlikult, müües välja toorme ja ostes tagasi väärindatud bioetanooli. Vähesekkuva puhul väga jämedalt me võtame kasutusele pool potentsiaalist ehk siis suurusjärgus 117 miljonit normaalkuupmeetrit biometaani ja 100 000 tonni bioetanooli üks tehas. Ja maksimaalne on siis kogu täispanga peale aastaks 2050 prognoositult kasutada ära kogu potentsiaal 380 miljonit ja 2 siis bioetanooli tehast kokku tootmisvõimsusega 220 000 tonni. Ja klausel on ka selles, et bioetanooli puhul igal juhul me räägime eelkõige siis sellest, et ta vastab säästlikkuse kriteeriumidele. Igal juhul see CO2 vähendamise protsent peab olema üle 60% ja eeldatavasti juba, kui tehnoloogiad on turuküpsed, siis esimese põlvkonna tehnoloogiad asendatakse teise põlvkonna tehnoloogiatega bioetanooli tootmisel. Siin on nüüd need stsenaariumid kuupmeetritena pandud siis katse 2. Ei ole täna täppiga õnne, tee või tira. Teie võite mulle täpi tegemise koolituse tegema. Näita mulle, kus käib täpp, me saame täpi kätte või saa kaua seama kestab. Täpp tuli. Mittesekku stsenaarium on see alumine, 0, mitte midagi ei tee. Keskmine vähesekku bioetanooli siis 100 000 ja biometaani seal kandis ja maksimaalne on siis bioetanooli üle 200. See on siis tehtud samale ühikule ja biometaani 380. Ja kogu biometaan algselt me arvasime, et kogu 380 suudame Eestis ära tarbida. See slaid näitab maksi stsenaariumi puhul, et tegelikult sinine on meil kodumaine tarbimine ehk ja see on maksi transpordi puhul, kus kogu tarbimine väheneb. Nii et tegelikult ta jääb kuhugi 150 miljoni normaalkuupmeetri peale biometaani tarbimine ja ülejäänud, kui me tõesti selle potentsiaali realiseerime tootmise mõttes, siis ülejäänud eksporditakse. See on täna selle stsenaariumi plaan või eeldus.
siin on sama eksport välja toodud üleval, all on lihtsalt seos siis transpordi maksi ja transpordi vähesekkuvaga, roheline on diisel ja see sinine on biometaan ja me näeme, eks ole, et diisli ja ka bensiini, see on bensiin, need kaks mõlemad langevad ja biometaani osa siis järk-järgult tõuseb, olles peaaegu siis 2050 diisliga enam võrdne ehk 38%, kui ma õigesti mäletan tollel aastal. Ja see on siis vähesekkuv, kus diisel praktiliselt jääbki ülesse ja biometaani praktiliselt kasutatakse palju vähem. Protsent on ka väiksem, kuna kogu tarbimine on suurem. Siin on põhimõtteliselt sama asi, kokku võetud siis biometaan, bioetanool ühikutes, kui palju me saavutame seda eesmärki, seda 10% mootorikütuseid transpordis. Ja maksi puhul me saame selle protsendi 26-ni, see on siis biometaan, bioetanool kokku 26%, vähesekkuva puhul see protsent jääb 15-16 kanti, mitte sekkuva puhul on ta nii-öelda pandud mul sellepärast miinusega, et me impordime ja see protsent jääb kuskile 3% puhul. Arusaadavalt oleks siis kõige parem meil ikkagi maksimaalne ehk teadmistepõhine stsenaarium. Ja siin on nüüd neid strateegilisi numbreid, millest siis võiks välja tuua vähesekkuva puhul. Meil on samamoodi see osakaal 16%, kogu investeering 230 miljonit. Toetusvajadused on kahte tüüpi, kaks alternatiivi. Praegu oleme arvestanud eelkõige siis maagaasi aktsiisi hinnavahe tasumisega, et aastaks 2025 maagaasi hind ja biometaani hind oleks samamäärsed, sinnamaani siis oleks see vahe. Kui maagaasi hind jääb odavamaks, siis lihtsalt müügihinna toetus oleks 57 miljonit, tulu, kulu ja avalikud hüved veel 250 miljonit eurot aastas. Avalikud, ütleme, positiivsed mõjud on jah, korrektsem öelda. Ja maksimaalse stsenaariumi puhul siis kõik numbrid on suuremad. Kokku see primaarenergia olevates biokütustes on peaaegu 12 000 teratšauli. Osakaal siis öeldud 26%, kogu investeering suurem. Ka toetuste määr on suurem, 20 ja 67. Tulud suuremad ja ka avalikud positiivsed hüved on poole suuremad põhimõtteliselt. Suurusjärkudes on kõik poole suuremad. Nüüd ka positiivsetest mõjudest, mida me oleme selle protsessi käigus täiendanud, algselt me panime kõik sisse, millest siis need avalikud positiivsed mõjud tulenevad ja siin on kommentaar, kui palju seda sai kasutada. Pooled neist on arvestatud majandusmõju hinnangus, siis on ta nulliga ja osad siis on jäänud tõesti, mis on näiteks teoreetiline tuleviku lisandväärtus, et maa hind tõuseb, kui seal hakata biometaani kasvatama või kaotatud eluaastate tõttu saamata jäänud panus SKT-sse ja ka näiteks sama ärahoitud keskkonnamõju iseeneslikust metaaniheitest, sõnnikumajandusest, reovesettest ja ka mujalt olmejäätmetest. Ja ka fossiilsete kütuste asendamisel ja sinisega on toodud siis väliskaubandusbilanss, mille summade võrra vähem me siis nii-öelda impordime fossiilseid kütuseid ja kui me võtame need kõik kokku, on see 227 miljonit aastas. Ilma väliskaubanduse bilansita oleks ja ilma aktsiisita oleks see 172 miljonit. Igal juhul kogu selle harjutuse mõte oli näidata, et kui me ühest küljest peame biometaani hinda toetama, siis teisest küljest saab ühiskond kaudselt tagasi. See oli selle kahe viimase slaidi mõte, et arvutada välja, mida ühiskond saab kaudselt kasu positiivset hüve. Hinnaõhk on puhtam, kaotatakse eluaastaid vähem. Rootsi on selles mõttes nagu mudelmaa, mõnes mõttes meil eeskujumaa, seal on 12 linnas sõidavad kohalikud linnaline bussid 100% selle linna piirkonna jäätmetest, ümberkaudsetest sõnnikutest, silodest tehtud biometaaniga. 40 tanklat, 40 000 sõidukit Rootsis sõidavad biometaaniga, mis on tehtud kõik taastuvatest allikatest. Ja kui me võrdlesime Eesti neid numbreid ja ka Rootsi numbreid, siis tulid üllatavalt lähedased. Ka Rootsis on sellised avalikud positiivsed mõjud kokku arvutatud. Siin on siis stsenaariumide võrdlus, eelmise 3-4 slaidi kokkuvõte, lihtsalt näitamaks, et mittesekkuva puhul on meil read nulle, vähesekkuva puhul on numbrid poole väiksemad ja maksimaalselt sekkuva puhul on numbrid
poole suuremad. Ja ka sõnum sellest, et miks on vaja biometaani toetada, on see, et biometaani omahind on kõrgem, vene torugaas tuleb torust, tulevikus võib LNG-sse tuleb terminaliga. Ja täna on see lugu, et maagaasil ei ole üldse aktsiisi, vedelatel fossiilsed kütused on, selle tõttu võiks olla põhimõte, et kõik fossiilsed kütused võiks olla maksustatud, aga metaankütused siis on keskkonnasõbralikumad, selle tõttu võiks nad jääda fossiilsetest bensiinist ja diislist 20–30% odavamaks. Biometaan peaks jääma aktsiisivabaks väga pikaks ajaks, muidu ta ei ole konkurentsivõimeline. Teisest küljest me saame avalikke hüvesid ja avalik keskkonnakasu. Ja just seetõttu on taastuv kohalik ja kaasnevate mõjudega. Ja ka maagaasi aktsiis siis osaliselt asendab seda vedelatest fossiilsetest kütustest saamata jäänud aktsiisi teede ehituseks, mida aeg-ajalt õliühing ja fossiilsete kütuste müüjad ütlevad, et mis rahast me siis teid parandame, kui me kogu või vähemalt kolmandiku maksimaalsel juhul bensiinist ja diislist asendame biometaaniga. Siin on näide hinna siis kujunemisest bensiini, maagaas ilma maksuta ja maagaas võimaliku aktsiisimaksuga. Lõppkokkuvõttes tarbijale jääks ta ikkagi suurusjärgus siis 1,3 versus 0,9, kui ilma allapoole ümardada, peaks jääma odavamaks. See võiks olla nende kütuste roll turul siis lähiaastatel, et üldse biometaani kasutusele võtta. Ehk siis see põhimõte on, et biometaani konkureerimist maagaasiga tuleks vältida, nad koos võiks olla lõpptarbijal ühe hinnaga, biometaani kas siis peaks toetama või maagaasi hinda vastavalt aktsiisiga tõstma või sinna vahepeale saama. Üks lahendusettepanek oli siis maagaasi aktsiisi järk-järgult tõsta ja toetus kataks selle vahe, teine on siis lihtsalt biometaani müügihinda toetada, nii nagu paljus riikides on tehtud. Suurbritannias näiteks täna biometaani maagaasi võrku lastes on see hind 75 senti kuupmeetri eest, mis on ka enam-vähem seal suurusjärgus, mis Eestisse oma hind tuleb ühel mudeltehasel tuli täpselt selline. Ja paar sõna lõpetuseks. Turbas tehti meil 2 osas uuring, ütlemaks, et see võiks olla üks järgmiseid taastuvkütuseid ja enamgi veel, ta võiks olla ka süsiniku sidumistehnoloogia. Ja sellest samast turbast saaks ka, erinevate tehnoloogiatega teha tegelikult võib-olla vedelaid biokütuseid, mis täna ei ole veel väga turuküpsed, aga need tehnoloogiad võivad areneda ja arenevad väga kiiresti. Ja lõppkokkuvõttes siis järeldused, biodiislit ma ei puudutanud, järelduses ütlengi, et esimese põlvkonna toormetest biodiisli tootmine ei ole jätkusuutlik ega majanduslikult tasuv, selle kohta tegi ka Tallinna Tehnikaülikooli teadur Ülo Kask terve tausta uuringu. Küll aga tasub, teadusarengu peatükis jälgida biodiisli teise põlvkonna tehnoloogiaid, ehk siis samamoodi lignotselluloossetest toormetest tehtavat biodiislit. Täna me lubame selle klausliga või plaanime selle klausliga bioetanoli tootmist esimese põlvkonna toormetest, et see on ettevalmistus teisele põlvkonnale, aga täpselt selle 2 kriteeriumiga, et peab vastama säästlikkuse kriteeriumidele ja maakasutuse muutuse nõuetele. Ülekordamiseks, et biometaani potentsiaal on 0,5–3 maagaasi tarbimisest, viimastel aastatel on see olnud suurusjärgus 600–700 miljonit normaalkuupmeetrit. Biokütuste tegemine loob siis töökohti, me arvestasime biometaani 1 miljoni kuupmeetri biometaani tootmine looks 3 töökohta, nii et kui me räägime 318 miljonist, siis see on peaaegu 1000 töökohta. Tulevikütus on turvas ja vesinik. Bioetanoli siis planeerida investeeringutoetus, ülekorrates biometaani ja maagaasi omavahelist konkureerimist tuleb vältida, sest mõlemad on ka keskkonnasõbralikud kütused. Metaankütused peaks jääma 30% soodsamaks vedelkütustest, biometaan aktsiisivabaks. Järgmiseks eelarveperioodiks on ka biometaani toetuseks kogu väärtusel ulatuses toetusi ette nähtud, nii et selle protsessiga saaks alustada. Võtmeküsimus on taristu, et oleks tanklaid, see loob kindlasti eeldused kasutamiseks. Maksimaalselt saavutaksime biokütuste osakaaluks 26% transpordikütuste tarbimises Eestis. Ja avalikke positiivseid mõjusid maksimaalse stsenaariumi puhul on peaaegu 500 miljardit eurot summeeritud siis 15 aasta jooksul, aastani 2030. Aitäh!